Vaatad hommikul kalendrisse, jälle mitu koosolekut, muud nagu ei olekski ja tööd ei saa üldse teha. Totaalne ajaraisk. Miks nad ei võiks infot lihtsalt meiliga saata? Niikuinii ainult Pille ja Priit võtavad sõna. Ma ei saa aru, mis point on minul seal osaleda. Oled sina nii mõelnud või veel hullem, oled ehk muretsenud, et su kolleegid mõtlevad sinu korraldatud koosoleku kohta nii? Lootuseks võin öelda, et sa pole ainus. Koosolekuid on igal pool palju, need lähevad enamasti üle aja ja fookus sageli polegi. Ma mõistan, koosolekud on tüütud ja koosolekute juhid, kui nad üldse eksisteerivad, ei saa tihti aru, miks, mida ja millal nad peavad tegema ning keda ja kuidas kaasama. Näib nagu lootusetu olukord, aga ei. Sellest on väljapääs ja üldse mitte konti murdev. Mina olen Reimo, koolitaja ja arutelude juht Teamlabis ja ma kutsun sind 10. aprillil Tartusse mõjukonverentsile, kus jagan oma häid ja halbu kogemusi koosolekute korraldamisel ning avan nippidest pungil tööriistakasti, mida võid juba järgmisel koosolekul katsetada. Muu hulgas tuleb juttu ka moosiriiulist. Ei, mitte sellest, kust pühapäeva hommikul pannkoogile vaarika moosi võtad, vaid sellisest, mis tagab, et kõik koosolekul osalejad on kaasatud ja fookus püsib. Nii et tule 10. aprillil meeskonnatöö konverentsile mõju ja teeme üheskoos koosolekut paremaks.